tere, mina olen Andres. Ja mina olen Aigar. Ja nüüd räägime teile millestki, mida on lõpmatult palju. Õigemini ressurss, mida on lõputult käes. See on suhtumine. Ehk siis meie enda kuidagipidi konstruktiivne, hea ja positiivne suhtumine võib meil avada lõputult palju uksi. Kuidas see võimalik on, sellest nüüd järgneva, ma ei tea, umbes poole tunni jooksul räägimegi. Ehk nagu on öeldud, et mitte keegi teine ei saa sinu eest õnnelik olla. Ja see õnnelikkus sõltubki sellest, et kuidas asjadesse suhtud. Ehk see on see klassika inseneri vaatest, kas klaas on pool täis, pool tühi või klaas on liiga suur antud veekoguse jaoks. Või on lihtsalt osa vett veel klaasi valamata. Ja neid vaateid võib olla lõpmata palju. Ja kui me nüüd hüppame tagasi nii-öelda õpetaja koolituspõlve ja pedagoogilisse psühholoogiasse, siis juba aastaid tagasi räägiti ju väga selgest teadusuuringu tulemustest, mida on korduvalt kinnitatud ja kinnitatud on see, et meie suhtumine määrab selle ära, mis lastest saab. Neid eksperimente on tehtud väga erinevaid, on tehtud kogelejatega, on tehtud koolis. Ja on tehtud selliste, on tõesti tehtud kogelejatega, on tehtud õpilastega, kes on täiesti suvaline, tavaline valim, et kes sealt paistavad välja, kes ei paista. Et tõesti, meie suhtumine siis meeskonnajuhina, õpetajana, õpilastesse, ka meie suhtumine vanematena oma lastesse määrab ära paljuski selle, kuhu nad jõuavad, mis nendest saab. Ma siinkohal räägiksin ära ikkagi selle kogelejate loo, mis oli siin ütleme niimoodi, et aasta 1900 ja natuke peale aset leidnud siis katse, kus võeti 2 punti inimesi. Võeti ühed täiesti tavalised lapsed ja siis võeti 1 punt kogelejaid. Aga neid kasvatati tingimustes, kus tavalistele lastele pidevalt nii-öelda kasutati fraase nagu ära kokuta, mis sa kogeled. Ühesõnaga riieldi nende rääkimise pärast nendega ja samas oli teine punt lapsi, kes objektiivselt olid kogelejad, kellel siis nii-öelda inimesed, kellega nad kokku puutusid, keelati neid asju mainida. Ja see eksperiment lõppes väga õnnetult, sellepärast, et terve ports lapsi, kes too hetk ei olnud mingit kogelemise probleeme, lõpetasid olles siis kokutajad ja kõnedefektiga inimesed. Nii et sellise nii-öelda asjatu nöökimisega võiks öelda siis, asjatu teise halvustamisega võid sa kellegi elu ära rikkuda ja samamoodi asjatu kiitusega võid sa ka kellegi elu väga heaks teha. Ehk siis see, kuidas me asjadesse suhtume, see, kuidas me teistesse suhtume, määrab ära selle, missuguseks see keskkond kujuneb. Nagu öeldakse ka tihti, et fake it until you make it, ehk siis teeskle, kuni sa selle asjaga reaalselt ka hakkama saad, ehk enda keha on võimalik või kedagi teist on võimalik selles mõttes heas mõttes ära petta. Aga siinkohal ma hüppaks nüüd tagasi natukene, et see ei tähenda seda, et peaks hakkama nüüd tegema nägu või petma või valetama endale kui ka teistele, et ma saan sellega hakkama, kuigi on näha, et sa hetkel veel ei saa. Et siis aitab mõttemustris üks selline asi, et hetkel on nii, et ma praegu ei jõua kõrgemale hüpata kui 0,5 meetrit. Aga kui ma trenni teen ja õpin uusi hüppamismeetodeid, siis 2 aasta pärast ma hüppan sama kõrgele, kui Erki Nool kunagi hüppas. Et enda ja teiste vastu tasub jääda ausaks. Et päris teesklema ei pea, mingid selliseid asju ei pea tegema, aga võibki võtta, et jah, ausalt vaadata oma hetke seisukorral otsa, öeldagi, et tead, Juku, sa oled üks praegu selline ulakalt käituv tegelane, aga ma tean, et sinust saab asja, sust võib kunagi saada president. Ja see võtab ära selle pinge maha, et sa ei saa lapsele öelda, et kuule, sa käitud ulakalt või et sa jätad oma asjad laokile. Aga see on oluline vahe, kas sa ütled, et mõtle nüüd ise, kui sul abikaasa tuleb koju ja ütleb, et tead, Aigar, sust ei ole meest. Versus, et Aigar, tead sa mis? Ma vaatan, et sa oled täna õhtul väsinud, aga sa oled muidu nii hea abikaasa. Need on 2 täiesti erinevat sõnumit ja ometigi, kui me tihtipeale räägime lastega või kellega iganes, siis me kipume tegema seda, et me kohe
paneme julmalt ära, et tead, sust ei saagi mitte midagi saada. Paneme selle diagnoosi paika, aga tegelikult me tahtsime kirjeldada olukorda, tahtsime võib-olla isegi kirjeldada oma sellist rahulolematust. Oma rahulolematust olukorraga. Ja see väga oluline on eriti nii-öelda lähemates suhetes. Oleme ausad, ka õpetaja ja õpilase suhe on tegelikult üsna lähedane suhe, eriti kooli alguse otsas, kus üks õpetaja veedab aega koos. See õpetaja defineerib ju, määrab ära selle, kuidas need lapsed suhtuvad õppimisse, mida nad oluliseks peavad, missugused on nende väärtused, kuidas nad asju teevad ja kuidas nad teistesse suhtuvad, sest ega see, kui sa oled seal klassi ees, sa oled eeskuju teistele. Ja eeskuju on see, mille kaudu suhtumine ka levib. Ja see suhtumine on väga suur vahe, et kas sa nüüd, et sa veel ei jõua või sa veel ei saa, versus, et sa hetkel ei saa, aga ma usun, et sa saad hakkama. Kui sa ei saa täna hakkama, saad homme hakkama, et proovi veel, ma tean, et sa saad hakkama. Ja see suhtumise levitamine läbi eeskuju aitab ka organisatsiooni üldise kultuuri paranemisele kaasa. Näiteks ettevõtte juhina, organisatsiooni juhina, kui mingisugune praht on maas, mõnikord või laevakaptenina, laevatekil ringi, praht on maas, sinu seisus ei luba sul seda ülesse korjata just. Vastupidi, su seisus kohustab sind seda ülesse korjata. Seal on nagu erinevad lähenemist, aga nüüd, kui sa korjad selle ülesse, selle prahi sealt, siis see, kelle ülesanne on see praht ülesse korjata või kes selle prahi sinna maha viskas, kui ta paneb tähele, et sina teed seda, siis ta saab aru, mis on tegelikult tema roll selles organisatsioonis. Ja mis temal jäi tegemata. Ja järgmine kord ta saab teha seda asja paremini. Et ei ole tihtipeale suuremat karistust, kui kellest midagi teha. Siinkohal ka väga praktiline nipp õpetajatele, et kui keegi lastest jätab mõne omapärase koduse töö tüki tegemata, mida sina õpetajana saad ära teha, siis tee see demonstratiivselt kõigi ees ära. Vaata nalja, see Juku või Mari ei jäta enam seda kunagi tegemata, kui sa näiteks täidad 11. klassis kellegi päevikut, mida ilmselt enamik koole ei nõua, aga mingi sarnane olukord, et täidad kellegi 11. päeviku, kirjutad tunniplaani ära, et usu, see jääb tervele klassile meelde ja see on omamoodi positiivse eeskuju kaudu väga selge sõnumi andmine. Jah, sest kirumine tihti olukordades tekitab ainult seda ebameeldivustunnet, aga positiivne eeskuju tõmbab inimesed kaasa. Ja see ressurss on selles mõttes, see suhtumise ressurss ei ole nüüd taaskord jällegi ainult õpetaja käes või õpilase käes, seal väga suur roll on lapsevanematel ja laste sõpradel. Nagu öeldakse, et vaata, kui laps satub kehva seltskonda, et siis seda nagu teda kätte saada on maru raske, aga mina reaalainete õpetajana võin öelda, et üks kehvemaid seltskondi, kuhu üldse ühte 7., 8., 9. klassi last saab saata, on oma ema. Ja miks ma julgen seda öelda, on see, et millise suhtumise saab üks keskmine selline inimene oma ema või isa käest. Ega mina ka kooliaeg seda füüsikat ei jaganud. Ja siis mina füüsikaõpetajana pean sellist last õpetama, kellele on kodus selgeks tehtud, et sinu genofond, kallis Peeter või Mari, ei võimalda. Meil suguvõsas on traditsioon, et sina ei saa füüsikast aru saada ja ole nii pai ja ära nüüd hakka ära tõusma, aga et nii laias laastus hoia traditsiooni ja ära saa füüsikast aru. Et ära õpi matemaatikat ja et see mitu põlvkonda inimesi on siis kehvade matemaatika tulemustega näiteks olnud. Ja see on üks koht, kus ma julgen õpetajatele soovitada, et kui on näha, et on sellised nii-öelda nõrgad klassis, siis võib-olla tasuks korraks lapsevanematega rääkida, uurida, mis oli nende suhe ja võib-olla paluda seda selget sõnumit lapsevanema poolt, mida noorem iga, seda suurem see mõju on, et see, et mina hakkama ei saanud, ei tähenda seda, et sina hakkama ei saa. Ja sageli põhjus selleks, miks keegi mõne, kas või näiteks matemaatikaga või inglise keelega või füüsika või keemiaga hakkama ei saa, ei ole mitte selles, et sa ei oskaks. Vaid sa oled alla andnud enne, kui sa alustad. Või sa ei ole piisavalt tööd teinud, piisavalt vaeva näinud. Nii, aga selle suhtumisega on üks asi, mille ma tahaks veel Andres siin välja tuua, ära rõhutada, on see, et kuidas me endasse suhtume ka. Kas me saame asju muuta või me ei saa muuta. Et see on, et miks andekusest ei ole mõtet rääkida, sest see on midagi sellist,
andekus või anne, mis on sulle antud justkui looduse poolt ja seda sa muuta ei saa. Aga kui lähtuda sellest, et ma pingutan ja ma saan tulemuse ja ma ei saa mõnikord tulemust sellepärast, et ma ei ole piisavalt pingutanud, siis see annab sulle, see hoiab teed sinu eest lahti, aga kui mängida siin ande peale, rõhutada, et näed, sa ei ole piisavalt andekas. Mul ei ole eeldusi. Siis on uks kinni ja sa ei saagi edasi ja jällegi need uuringud laste puhul ja ka täiskasvanute puhul näitavad seda, et kui sa rõhud andele, rõhud nendele eeldustele, siis nad ei tahagi väljakutseid võtta, nad ei tahagi teha ülesandeid, mis seaksid nende andekuse või nende eeldused kahtluse alla. Vastupidiselt sellele, kui rõhutakse nende pingutusoskusele, nende töötahtele, nende soovile asjad ära teha, siis nad valivadki spetsiaalselt endale keerulisemaid ülesandeid, leiavad keerulisemaid väljakutseid, et ennast proovile panna. Jah, no ja nüüd me jõuame sellise mõisteni nagu turvavõrk. Ehk siis, et kui sa inimesele annad mingisuguse väljakutse või annad mingi vastutuse, siis sellega kaasneb alati turvavõrk. No väga lihtne on öelda, et sa koolitad inimese välja autoga sõitma, annad talle juhiluba on taskus, mis justkui ütleb, et sul on õigus sõita, et sa peaksid hästi sõitma. Ja siis on terve ports inimesi, kes ütlevad, et tead, sul on nii ilus kallis auto, ma ei sõida. Või veel hullem, siin on Tallinn, ma siin kohe kindlasti ei sõida. Ja tihtipeale sellised asjad tekivad turvavõrgu puudumisest. Ehk siis... Kui sa, Andres, tahad öelda, et siin on siis hirm ebaõnnestuda, hirm teha vigu. Hirm teha vigu ja et mis siis järsku saab. Ehk siis see samane küsimus, et mis siis saab, kui ma auto ära kriibin. No õnneks on olemas meil kindlustused. Kellegile ei lähe see nii-öelda liikluses kogemata tehtud õnnetus maksma, ma ei tea, kodusid või majasid või midagi sellist. Tihtipeale, kui on hästi kindlustatud auto, siis paarsada eurot ja on kogu see risk, mille sa võtad liiklusesse minnes ainult paarsada eurot. Juhtugu mis tahes. Sest et sul on kindlustuse näol loodud turvavõrk. Sul on võib-olla veel abikaasa, kes on väga hästi nende asjadega kursis, saad oma naisele helistada, öelda, et tead, kallis, ma tegin nüüd liiklusõnnetuse, et mis ma nüüd tegema pean. Ja kui sul on selline turvavõrk olemas, kes ütleb, mis sa nüüd tegema pead, sul on palju kindlam minna. Ja samamoodi on tegelikult meil karjäärivalikutes, koolis võib-olla mingite ainete valikutes, see sama küsimus, et kas mul on kodus turvavõrk, kui paljud lapsevanemad on ju seda teinud, et ma ei pane sind inglise keelt õppima, et ma ise ei oska seda inglise keelt ja äkki mul on vaja last aidata. See oli minu aeg. Nüüd on ilmselt vene keelega see olukord käes, kus inimesed ei pane enam oma lapsi vene keelt õppima, et ma ei oska oma last aidata. Kuigi see ei ütle mitte midagi selle kohta, et tegelikult laps saaks asjad selgeks, tal on tegelikult koolis ju järeleaitamistunnid ja kõik muu olemas, aga küsimus on selles, kas ta seda turvavõrku tunneb ja tajub. Ja see kindlustunne nende vigade tegemisel ongi see, mis innustab sind valima keerulisi väljakutseid. Ja kindlustunne võib ka olla lihtsalt puht emotsionaalne, ehk siis kui keegi ütleb sulle, tead, mine proovi. Mul on kindlustunne, et kuhu iganes ma tagasi lähen, see minu kari, olgu ta siis klassikari või kodune kari, et ta ei ütle mulle, et oli sul sinna vaja nüüd ronida, vaid ütleb, et väga tubli, sa vähemalt proovisid. Ja sellisel väiksel emotsionaalsel suhtumisel võib olla suur erinevus ja millega me seda turvavõrku ise õõnestame, on tihtipeale lapsevanematena ja ka muidu elus me kipume inimesi karistama asjatult, ehk siis me kipume eriti just väikestele lastele panema ebaloogilisi tagajärgi. Kui sa oma putru lõpuni ei söö, siis õue ei saa. Aga kuidas need kaks omavahel siis seotud on? Selles asja iva ongi, et me õpetame lapsele otse kui karistamist, et pudru mitte söömine on karistatav õue mitte saamisega, vabaduse võtmisega. Tegelikult loogiline tagajärg on ju see, et kui sa ei söö putru, no siis sul on kõht tühi, no mis sellest järgneda saab? Varsti lähed õue, varsti tuled tuppa tagasi, siis ma pean sul hakkama jälle putru serveerima. Ja siis on see minu enda aeg rikutud. Jah, aga need on kõik sinu probleemid. Nendest ükski pole lapse probleem. Või teine samamoodi, et kui sa nüüd nagu veerandi 2 saad, siis me sinna reisile sinuga ei lähe. Jah, me ei võta sind klassieskursioonile kaasa. Kuidas on üks veerandi 2 seotud klassieskursioonil inimestega kaasas käimine? Ja seda laadi nii-öelda diskrimineerimised, ütleme siis otse välja, et need on karistusliku loomuga. Ja kui seal seda loogikat taga ei ole,
siis tekib ka trots neid asju täita. Siis ongi, et noh, et mis mõttes, et... No mis vahet sellel on, mis hinde ma saan, kui noh, mind karistatakse naguinii. See on nagu, mul meenub üks vanade meeste ütlus, kui ma olin ise siukene põlvepikkune poiss veel, vanad targad mehed kombaini peal, kes olid natukene võtnud viina, ütlesid väga selgelt mu isale, kui isa neile appi läks, et tule meile julgelt appi, määri see valge särk ära, võtta saad sa nagunii, siis saad vähemalt asja eest. Ja see nüüd näitas nii-öelda nõukaaja kasvatuse sellist puudujääki, ehk siis, et inimestel oli selge, et võtta saad sa nagunii, siis saa juba asja eest. Ja kui me seda endal kuklas ei pea, siis me kasvatame järgmise sellise põlvkonna peale. Ehk siis, mis on olulised asjad, mis mitte. Ja ebaoluliste asjade pärast ei ole mõtet ju tekkida sinna veel ebaloogilisi karistusi, vaid et tuleb rääkida. Tuleb kirjeldada, mis on need mõjud, mis on mõjud sulle endale, mis on mõjud mulle, mis on mõjud kellegile teisele. Ja kui see asi asetub loogilisse struktuuri, siis on ka palju lihtsam lapsel või ka mul endal neid asju teha. Ja, ehk siis kokku tuleb leppida mingisugused väärtused ja kui me räägime siin sellistest kollektiividest või gruppidest või ütleme nagu loomariigis kasutatakse sõna kari, eks ole. Mulle ka see kari väga meeldib, ehk siis, et sul on kari kodus ja sul on kari töö juures ja sul on kari võib-olla ka klassigrupi näol. Siis karja puhul üks suuremaid hirme, mis tegelikult meil loomaliigi esindajatel on see, et meid visatakse karjast välja. Meid arvatakse karjast välja. Olgu see siis hirm sedapidi, et naine või mees jätab maha või olgu see sedapidi, et äkki mind lastakse lahti või äkki ma jään klassikursust kordama, et see on üks suuremaid hirme meil karjaloomadena. Aga kui me oleme karja osad, siis on üks protsess, mis toimub pidevalt taustal, mida ei tohiks olla, aga mis toimub, on karjaliikmete välja jätmine. See tähendab siis seda, et sa oled küll siin füüsiliselt. Sa oled Peeter siin. Aga sina klassiekskursioonile ei tule ja kui me klassi õhtut korraldame, siis ega me sinult abi ka ei palu. Sest sa oled siuke nagu natuke teistmoodi. Aga nüüd meeskonnajuhi ja näiteks klassijuhataja, kes on ka meeskonnajuht, tema roll on näha seda suurt pilti ja anda igale meeskonnaliikmele roll, mida ta täita suudab. Ehk jõukohane ülesanne. Ja see võib olla, niimoodi, et nagu lõdvarandmega ära täidab, vaid et ta peab natukene pingutama. Sest siis tal tekib see positiivne eduelamus, kui ta selle ära teeb ja kui ta ka ei tee, kui ta teebki seal mingisuguse vea sisse, siis sina meeskonnajuhina oledki seal selle jaoks, et mõelda, kus ta viga võib teha ja siis see viga ära lappida. Ja kui on olukord, kus sul on tunne, et sul ei ole sellele Jukule või Marile või Peetrile mitte midagi anda, siis peab olema see selgelt kommunikeeritud, selgelt välja öeldud, et tead, Juku, mul on tunne, et mul ei ole sulle siin klassi, ma ei tea, ekskursiooni organiseerimise juures ühtegi rolli anda, et kas sa näed ise mõnda, kui ei näe, siis seekord puhkad, järgmises projektis saad mõne suurema rolli või järgmises väljasõidus saad suurema rolli või et oled homme korrapidaja või ühesõnaga, et me ei arva sind vaikimisi välja, me ei ignoreeri sind, vaid lihtsalt antud ülesandes, piltlikult öeldes nagu, et lähme kõik poodi, lapsed teie jääte koju, me emmega käime poes ära, me ei saa teid kaasa võtta, koroonaaeg, mis iganes, sa põhjendad ära, sa ütled, miks sa kaasa ei võta, mitte ei astu lihtsalt uksest välja, et tšau paka, lapsed, emme issi lähevad nüüd, suva, me lähme kuskile. Ja see põhjendus alati peab olema loogiline, sest me ei täida neid korraldusi, me ei allu nendele korraldustele, mis on ebaloogilised. Mulle meeldib, siinkohal ma tooksin välja positiivse näitena, et kuidas mitmed koolid tegelevad nende lastega, kes ei saa näiteks kehalise tunnist osa võtta. Et on tervislikel põhjustel, jalg kipsis või käsi sidemes, et mitte ei ole see, et nad siis see aeg on sellest klassikollektiivist eraldi, vaid et nad on seal samas kehalise kasvatuse tunnis, aga neile antakse teine roll. Kas ta on seal abikohtunik, siis... Vilistab pilet, eks ole. Jah, et sellised tegevused, ta on meeskonnas sees, ta ei ole meeskonnast välja jäetud. Kui me nüüd üldse mõtleme selle nii-öelda pikalt üle terve inimese elukaare selle peale, et mis on väga oluline meie jaoks, siis üks olulisi asju on see, et me ühiskonnas tervikuna ei jätaks inimesi välja, sest kui me kellegi ära tõrjume, siis me kanname selle inimese sisuliselt maha. Me ei tohi seda teha ei lasteaias, ei koolis ega kuskil. Ja oleme ausad, mida
nii-öelda õpingute alguspool inimene on, seda muudetavam ta on. Ma saan aru, et kui sa oled 70 aastat vana, sa oled muutunud pompsuks, oled turuväravas, no siis on ilmselge, et me ei saa enam sind formeerida ka kõige parema suhtumise juures. No, see on keeruline juba, see on väga keeruline. See on väga keeruline, aga kui sa oled, ma ei tea, natukene erilisem või aktiivsem poiss või plika oma 6. eluaastal lasteaias ja siis öelda, et tead, me paneksin kuskile teise rühma, sest sa segad teisi. No siis see on liiga vara. See on ilmselgelt liiga vara visata kedagi üle parda lihtsalt sellepärast, et tal on veel mõningad käitumuslikud aspektid vaja ära. No, see on, et vaadata, et me ühiskonnana ei ole nii rikkad, et kedagi ühiskonnast välja arvata. Ja see on üks põhjus, miks mina näiteks ei ole selliste nii-öelda eliitkoolide, eriti varajates õpinguastmetes, kui me räägime siin põhikooli osast, selliste pooldaja. Ma saan aru, et kuskil gümnaasium, ülikool, et seal me hakkame juba eristama, et kes on võimekamad, kes on vähem võimekamad, aga et inimesena on meil kõigil vaja õppida inimesena on meil vaja õppida toime tulema sellega, et meist on andekamaid ja meist on ka alati palju nõrgemaid. Me siin hetk tagasi rääkisime sellest andekusest ka, ehk siis on inimestel on erinevad võimed, inimesed on erinevad ja seda oskust tajuda, seda erinevust, sellest aru saada ja leida igale ühele roll, see ongi sellise toimiva meeskonna üks aluseid. Ja ka ütleme niimoodi, et siis sellel üliedukal, üliandekal inimesel on vaja tegelikult aru saada sellest, et kui keegi kokutab, kogeleb, ei saa kõikidest naljadest aru, ei mõista füüsikat ja saksa keeles saab ka 3 miinuseid, et siis ta inimesena ei ole sellest tegelasest tegelikult ise grammigi nagu tähtsam või parem või olulisem siin päikse all, eks ole, väikse maamuna peal. Ehk siis, et ta on ka inimene. Ta on inimene, kellega sa pead õppima läbi saama ja see, et sa läbi ei saa, on tegelikult sinu enda piiratus. Sa arvad, et sa oled jõle tark, et sa käid muusikakoolis, õpid klaverit 5, käid näiteringis ja teed kõike muud, aga sa ei saa selle ühe natukene aeglase ja teistmoodi kõneleva klassikaaslasega läbi. Järelikult on sinul veel vaja midagi õppida. Ja see on ka selge signaal, et me ei tohi öelda, et ta ongi teistmoodi ja las ta olla. Tegelikult, kui keegi tuleb kaebama oma nõrgema klassikaaslase peale, siis selge sõnum ja selge suhtumine peaks olema, et sina oled osavam, sina pead tema järgi painduma. Jah, ehk võtad ta kaasa, leiad mooduse, kuidas teda kaasata. Ja kui on sellised arrogantsed, majanduslikult mõtlevad inimesed juba gümnaasiumi astmes, siis tegelikult väga ratsionaalne arvutuskäik ütleb, et sul on odavam temaga läbi saada, talle pakkuda kassiiri või koristaja ametit, kui tema vangla kohta kinni maksta. Noh, jah, ehk siis leida roll, leida mõtestatud roll, sest see on see, mis on ühiskonnale tõesti lõpuks odavam ja mõistlikum ja ka turvalisem. Sest kui väga palju tekib neid inimesi, kellel ei ole enam midagi kaotada, siis nad väga hea meelega löövad selle mängulaua uppi. Ja mängulaua uppi löömisest kaotavad kõige rohkem need, kellel on. Mida kaotada. Ja see on ka see asi, mida me siin ühiskonnas näeme, et ühiskond siin koroonakriisis kipub lõhestuma. Ja lõhestumise üks selliseid ju põhjuseid ongi see, et me oleme mingisugused inimesed jätnud mängust välja. Me ei ole neid ju riigist ära saatnud, me ei ole kuidagi öelnud selge häälega, et teate teie, kes te siin ei jaga teatud inimestega samu väärtusi, et me nüüd teid ei kaasa, vaid me oleme lihtsalt jätnud kuidagi mängust välja. Nad on pahased, see rahulolematus paistab meile nende läbi, me võiks öelda täna alternatiivmeediakanalite siis juba silma ja see on asi, mida me peame ka hariduses nüüd tähele panema ja vältima, et me ise kasvataks selliseid kodanikke, kes üksteisega rääkimist ära ei lõpetaks ka siis, kui nad on väga erinevas situatsioonis. Ja see ei tähenda seda, et me üritame iga hinna eest hoida sellist kehva rahu. Konflikt on igati okei, aga me peame suutma seda konflikti lahendada, me peame suutma neid keerulisi vestlusi pidada. Ja see on ka üks, ma saan aru, et öeldakse tihtipeale, et kõik keerulised vestlused, eks ole, 4 silma all.
kõik keerulised vestlused 4 silmaga, kui abikaasaga tülitsed, et jumala eest lapsed pealt ei näe ja kui sul on vaja Peetrile öelda, et tead, Peeter, mulle absoluutselt sinu käitumine ei sobi 4 silma all, siis sellel 4 silma all rääkimises, eriti jällegi, kui me räägime väiksematest lastest, on suur negatiivne mõju, on see, et kus siis see väikene kodanik õpib, kuidas üleüldse raskeid vestlusi pidada. Ja tihtipeale see ei ole ainult väikse kodaniku probleem, sellepärast, ma mõtlen kasvult noore inimese probleem, sest et kui mingil põhjusel see jäi vanuses seal 4, 5, 6, 7 jäi omandamata see oskus ja sa oled võib-olla juba 17 ja sa ikka ei oska probleeme rahumeelselt kuidagi käidelda, siis ja kui sulle keegi eeskuju ka ei paku, siis kus sa selle oskuse omandad? Ei omandagi kusagil ja siis ongi mure. Ja siis käidki rusikas taskus ringi ja ei saa aru, miks sa ärritunud oled ja miks elu nii kehv on ja tunned, et kogu maailm on sulle võlgu. Ehk siis suhtumine keerulistesse teemadesse, suhtumine kõigesse ümbritsevasse, suhtumine teistesse inimestesse on see, mis määrab, missugune me ise oleme, missugune see keskkond meie ümber on. Ja Andres, mis selle suhtumise juures tuleks siis tänasest vestlusest kaasa võtta? Ma arvan, et ise peeglisse vaadates tuleks meeles pidada, et rusikas käega ei anna ega võta mitte midagi. Nii et kui sa hakkad lahendama enda või kellegi teise probleemi või hoopis kellegi kolmandate probleemi, siis kõige tähtsam on enda käsi rusikast lahti lasta ja kõik hakkab lahenema. Aitäh teile!